Hello! Uue vlogiga alustame Sonnes, mis me võtsime jäälated, sest et täna on mingi 30 kraadi raudselt. Lõmme kokku täna. Elagu Sonne! Vaadake, kui suured metsmaasikad mul siin kodus on. Mul tegelikult siit ei ole üldse näha, et oleks midagi. Tegelikult on, kui sa neid lehti tõstad ja värki, terve see hoov on põhimõtteliselt täis neid. Ta kukkus. Okei. Long live mu maasikas. Ühesõnaga, need on jumala suured ka. Ja mina lähen rabarberi kooki tegema. Mul oli aias rabarberid ka. See siin on valmis produkt. Mul pole õrna aimugi, mida ma teen. Ma lihtsalt tegin retsepti järgi. Tavaliselt need ei tule mul välja, kui ma teen täpselt retsepti järgi, aga eks näis. Vaatame, mis pärast välja tuleb. Rabarberi kook sai tehtud. Ta nägi päris välja. Ta tuli päris ilus. Ma unustasin praegu tast pilti, videot. Ei, pilti ma tegin, ma panen kohe siia. Aga videot unustasin teha. Aga mul oli kiire, ma isegi jõudnud maitsta seda. Sealt tuli 6 suurt tükki. Ma kardan, et kui ma nüüd koju lähen, siis seda enam ei ole seal keegi masinaga. Ma olen nii kaua mõelnud, kes see oranži masinaga on ja ma ei tea siiamaani. Elab mul siin lähedal, aga millest ma rääksin? Ma lähen nüüd hobusega rannamaastikule. Nii et väiksed videod ka GoProst tulevad. Panen kiivri peale GoPro filmima, nii et appi. Ma olen läbi märg. Ma lihtsalt. Siseküljed on nii valusad. Mees, mu käed. Maastik siis läks selliselt, et ma olen läbi esiteks märg, teiseks sopane, kolmandaks mu nägu on ka sopane ja liivane. Sõin liiva konkreetselt. Good morning. Tegelikult ei ole morning. Tegelikult kell on 13.52. Ma ärkasin mingi 2 tundi tagasi. Ühesõnaga, kuna ma panin pildi eelmine kord story'sse, et ma tegin rabarberi kooki, siis siin tuli palju tahtjaid. Ma tahan ka proovida. Tahaks ka. Nii et seekord siis teeme kooki ja lähme jagame laiali selle. Tegin jahu või suhkru põhja ära. See on veits lape, me ei vaata praegu seda. Aga siin on
muna, suhkur, kohupiim ja 1 supilusikas jahu. See on siis täidis ja rabarber on ka valmis, tükeldatud ja siis see läheb peale ka. Nii. Ma ei tea, kuidas ma ta siia valan. Ma ei tea, kas need ääred on piisavalt kõrged, aga noh. Jolo. Ui pool. Nii, nüüd peaks tulema rabarberite osa siia. Ma ei tea, ma võtsin nii väikse kuradi. Peaks tegelikult ahju sooja panema. Ja nüüd laotame rabarberise peale. Ups, väga ebaühtlane. Ma ei tea, seda tundus eelmine kord ka nii palju. Ja siis võis ütles, et oleks võinud rohkem rabarberit olla. Bro, see on üle nii kaetud. Ma ei tea, kuhu siia veel saaks panna nagu. Aga nüüd on viimane step vaja peale pealt. Tegelikult see on nii lihtne teha nagu. See võtab, okei, see natukene võtab aega, aga ülilihtne on teha. Viimane step. No nii, eelprodukt on siuke enne ahju minekut. Leiereid kahjuks ei näe, aga nüüd paneme ta ahju. Võila. Seekord ei unustanud näidata. Selline sai see kook valmis siis. Tegelikult siin on nagu tükid ka lõigatud. Ma ei tea, neid ei ole näha. Aga ma nüüd hakkan neid karpidesse laiali panema ja viima. Karbid ilusti valmis, kõik ootavad omanikke ja siis 2 tükki jäi peiksile ka. Nii et vaatame, mis keegi ütleb. Esimene saab oma karbi kätte. Oh my god, aitäh! Palun, võta. Aitäh! Oota, ma nuusutan üle kohe. Nii. Nii vähe! Mis asja, palju sa tahad siis? See on soe alles. Kõigile vaja viia ikka. Kuule, see on soe alles, võin võtta või? Jaa, kuule sulle tõigi. On päriselt hea või sa lihtsalt video eest, et nagu... Päriselt mega ja soe. Kuule, mis sa tahad siis saada soe kotsa? Koobima. Ma kukun. Sõidan minema lihtsalt. Nii et maitseb jah? Mega. Avab rohkuge, vaadake. Mul rast nii palab. Vaata, mis mida veel. Vaata, kus ma rullitud oskan. Läiksan. Mida vist? Ma ei oska, ma olen ruki. Mul on reast tunne, et ma iga tõmbega kukun pikali. Ma ei saa aru, kuidas emps nii kiiresti suudab sõita. Ma on nagu... Ma pean veel pärast jõuksi minema Marjonnega. Ma ei hakka midagi teha. Te isegi ei näe teda nagu. Täiesti pekkis. See mingi... Noh, tere hommikust, siis palju õnne, noh. Mis asi see on praegu? Käis niimoodi käna, et nagu... Küüs läks. Põlv läks. Küünarnukk läks. Lihtsalt panin kõrvuni. Igane pruud lihtsalt, no täiesti. Mida sa tegid üldse? Miks? Ei, ma ei tea. Lihtsalt nagu... Pumm. Ema naerab, ei tohi naerda. Aga õnneks olid teelehed kohe siit põllu pealt. Ei noh, ma ütlesin, ma ei tea, ma ei ütlenud kõvalega, ma mõtlesin, kes see tuleb lühikeste pükstega reaalselt, nagu kes see tuleb lühikeste pükstega rullitama. No ega need retuusid sul parem ei ole. No kuule, ikka hoiaks selle vere vähemalt sealt kinni. Ei. Täiesti pekkis. See laps tahtis minna jõusaali. Nende riietega lähed nüüd või? Nagu nendega lähed või? Ma veel mõtlesin, et ma panen selle särgi täna, sest see juba oli must. Näed, sai veel mustemaks. Nagu uusi. Ma oleks nüüd uue särgi pannud. Vigane pruut, keegi ei taha siukest. Roian ikka tahab. Roian ikka toob.
puhub peale. Ei no täitsa pekkis, maa oli lihtsalt maas mu ees, vaatan ühelt maalt. Sa sealt maast leidsid muidu. Otsisin kulda. Aga õnneks oli meil kohe ravimtaimed siin. Mis asjad need on? Teelehed. Teeme puhtaks minna. Seda küll puhtaks sinna saa. Ma räägin, sul oli kõht enne maas, kui need põlved, sul oli see koht nagu matstik kõhuli ja siis... Ma ei tea, ma ise ei mäleta. Ja siis läksid alles jalad. Näitan küünal, anna see käsi. Jesus, ma isegi saanud aru, et see nii hull oli. Ära nuta. Kõige rohkem valutab see millegi pärast. Millegi pärast on sügavamad haavad seal siis. Just sama pruun kui mina. Ma tean. What? Näita. Marianne ei tahtnudki minuga täna jooksid olla, seepärast ma ei kõige pruun. Ma mõtlesin, ma olen kõige pruunim inimene Eestis. Siis peaksid 24/7 minema, üks mees on pruunim. Siis ta ei ole eestlane. Ei, ta lihtsalt süstib endale. Minul on puhas Eesti päike. Ma ei saa sellest aru, ta lendas kõhuli. Siis läksid põlved ja siis läks perse. No kuidas see sul üldse sitasuks ma tulin püsti, ma ei mäleta, kuidas ma püsti üldse. Sa keerasid siis tagumiku peale ennast püsti. Mida? Lihtsalt. Oi. Me olime teel randa, aga meile jäi tee peale Davidos ja ma tahan enda sünnipäeva siin pidada 6 aja pärast. Ja tulime vaatasime üle, et mis värk on. Võtsime kahe peale maasikamündi limonaadi. Ja siin on 3. karp. Mariannele on viidud, ta sõi sekundiga ära. Emp sõi ära ja see on sõbrannale. See oli ühe hingetõmbega lihtsalt otsas, see oli nii hea. Peame veel tegema siis? Jaa, paluks. Aga barber on otsas. Söögid tulid kohale, ma võtsin prosciutto burrata mingisuguse salati ja mis võttis crispy fish ja shrimp. Ehk siis jah, kala, valge kala ja krevet. Ma tahtsin ilma nendeta, aga nad ütlesid, et ei saa ilma nendeta. Või noh, põhimõtteliselt. Vahet ei ole, sul nagunii kaod kõik ära see. Padjakas sellepärast, et ma tulin spordimassaažis just ja ma lihtsalt lamasin seal nägu padja sees, on ju. Aga hinge peale kõikidele sportlastele, ükskõik mis sporti te teete ja üldse, kes jõusaalis käib, kes ükskõik mis sportreast, ükskõik ratsutamine kas või mis iganes. Käige spordimassaažis sellepärast, et ma ei olnud, mul varsti saab mingi, no ütleme, et ma juba 1,5 aastat käinud. See oli hea, et kuradi pisarat ei poetanud, aga nagu peaaegu on ju. See oli väga valus, kui ta kaevab neid, eriti probleemsed on nagu tuharad ja puusad. Ta kaevas neid selle küünarnukiga lahti lihtsalt ja see oli nii valus. Ja. Aga mina nägin Uulu küla Facebooki grupist, et müüakse maasikaid, nii et ma käisin järgi, ostsin kilo maasikaid. 20. Annika Aavsalon, Rokol ja... Teine koht, Annika Aavsalon ja Roko. Ning teie... Me tulime hommikusööki Sonnesse sööma, aga
tõmba mul see ära, näita mu kella. Jep, see on meie hommikusöök kell 3:30 ja meie, mis ma võtsin Barbi frappe, see peaks olema lihtsalt mingi draakonviljaga ja Röönutis soolakaramelli ja kohvi. Meie võikud ka lõpuks tulid, me võtsime mõlemad rebitud lihaga. Ühe korra on söönud, mega hea. Cheers! Kus me oleme? Tulime rannas. Sööme mustikaid. Jõime kokasiirot. Päevitasime. Rääkisime pool tundi Mehhiko mehega. tahate, ma räägin juttu teile või? Me käisime selle plikaga 16-17 aastat tagasi rannas ja nüüd ma olen sellel aastal teist korda suures rannas. Pole käinud üldse. Ja ühesõnaga me hakkasime vette minema ja siis mingi Mehhiko mees tuleb, küsib ilmselt, kas ta on bodybuilder. Ja siis sealt me jäime rääkima. Ja jah, ütles, et ta täna jõudis, on paar päeva siin, küsis, mida teha. Me ütlesime, mitte midagi, siin reast ei ole mitte midagi teha. Ja siis me rääkisime kõigest, jalkast, Eestist, Mehhikost, Chicagost, kõigest. Ja siis meil töötas ära ja me läksime ujuma. Me oleme ikka veel rannas, mu juuksed on nagu nad on. Aga me võtsime rannasonnest, puuviljatopsi ja kookose. Me tahtsime võtta ka mingi Kreeka jogurtilaast, aga neid ei olnud. Järgmine kord. Proovime kõik ära, mis pakutakse. Pärnu ranna sonnekohvikusse soovitan. Siin on väga lai valik, palju laiem valik, kui on seal. Mis tänav see on seal? Ma ei tea, Pärnus Victoria vastas. Victoria hotelli vastas. Ühesõnaga, siin on suur valik. Kookost saab juua. Nagu oleks kuskil nagu välismaal, jah. Tavai, siinkohal ma selle vlogi lõpetan, sest et ärge oodake praegu. Ma ei ütle, ütlen järgmises vlogis. Bye!